tervist siis jälle. Täna on siis märkamatult saanud juba kevad. Oleme jälle Oru tänaval Viljandis veranda tegemise juures. Täna on 8. aprill 2021 ja oleme siis jõudnud tööde järjega katuse katte panemisele. Et mis siis vahepeal on juhtunud, on see, et oleme selle katuse osa soojustanud tselluvillaga, katnud laudisega, täislaudisega, nii nagu vanasti oli. Ja nüüd on siis valtspleki tööd käsil. Ja selleks, et seda verandakatust saaks teha, siis selleks me pidime avama ka suure katuse osa, et saada korralikud neelud tehtud. Ja suur katus on siis on kivikatus ja kivikatuse all on siis, mis on ajalooliselt traditsiooniline, on olnud laudkatus, mille ülesanne oli siis, piltlikult öeldes tänapäeva mõistes siis aluskattena, et kui kivide vahelt lund tuiskas või tormas, et siis ei sattunud see pööningule, ja siin sai ka siis osaliselt sai vana jätta, osaliselt tuli uus katus, et kuskil kolmandik sai vana lauda jätta ja et eks neid kohti oli päris hästi, kus oli ikkagi mäda, et siis need me siis uuendasime. Aga jah, täna on siis plekitööde päev ja Sven siis näitab ja seletab, kuidas valtspleki katuse tegemine käib. Paigaldame siis tsinkplekki, 0,6 mm on selle pleki paksus. Tsingikiht on 350 mg ruutmeetrile, et see on siis kõige vastupidavam tsinkplekk, mida valtsplekina paigaldatakse. Paanid tulevad tehasest eelvaltsituna. Ühel pool on suur valts, teisel pool väike valts. Siis väike valts jääb alla, suur valts läheb talle peale, siis valtsitakse kinni. Originaalis omal ajal kasutati muidugi niisugust klassikalist meie moodi mastiksit ei olnud, aga oli samamoodi lina ja kriidi segust niisugune kiti moodi asi, mida siis võidi ka panna. Või siis kasutati lihtsalt niisugust linaõli ja niisugust segu, et saaks see valts tihedam ja kannataks vett. Kõik paanid lähevad kinni eraldi klambritega. Klambrid omakorda siis naeltega kinni. Ühe klambri vahe on niisugune paarkümmend sentimeetrit. Ja siis vastavalt, kui on päris pikemad paanidega katus, siis pannakse neid paane rohkem, või klambreid rohkem. Veel nii pikk ei ole, et siis on isegi siin väga hästi pandud. Aga katuse tüüp siis siin on kasutatud katusepealset vihmaveerenni. See on siis olnud originaalis täpselt samamoodi. Renni sees on eraldi kolmnurk puuprofiil, mis hoiab siis seda plekki tugevalt paigas. See toimib nii siis katusepealse vihmaveerennina, kui siis ta toimib ka kindlasti lume ja jää kinnipidajana, et sealt üle poolt tulles midagi siis alla ei siit saa kukkuda. Ja siis siin lisaks siis katuserennile tuleb siis veel siia nurga peale veesüliti. Katuseplekk on siis valtsitav kahekordse valtsiga. Kõigepealt keeratakse siis pealimine suure valtsi osa ühe ringi peale ja siis omakorda veel kahekordselt kinni. Nii et see, kui käega katsud, on siin täiesti jäik see plekk kahekordse valtsiga. Siis siin on, mida siin veel on näha, et siis on siin neeluplekk, mis teeb nagu selle katuse veel natukene keeruliseks, et neeluplekk, siis neeluplekk jookseb ühte paani sisse sealt otsa pealt. Üleval harja peal ei ole kasutatud mingisugust eraldi plekki või harjalauda. Valtspleki katusel läheb see täpselt samamoodi nagu see üldine tehnika on, keeratakse 2 korda hari kokku ja saab väga tihe ja vastupidav katus.
ja siis lõpetused viilu ääres samamoodi tehakse, et on alusplekk, mis käib viilu külge ja viilu siis aluspleki külge omakorda pannakse katteplekk või siis katteliist, mis on siis ise tehtud profiil, et kui need paanid tulevad tehasest, siis kõik nagu need muud osad ja ka need liistud, need on siis nii-öelda eri kujuga ja need on enda poolt siis töökojas ette valmistatud. aga et siis stardiks viilu külge läheb see stardiplekk siit naeltega kinni ja seda katab siis nagu katteplekk, mis läheb siia, istub siia peale ja valtsin siit kinni. ja siis selle hea osa on see, et siit välja ei jää paistma ühtegi naela. Kuna see katus on põhiliselt alt kinnine, soojustatud katus, ühest otsast on väike tuulutus ja siis katuse keskel on ka tehtud tuulutuskorsten eraldi. Et siis see korsten on ka paani sisse valtsitud, massiga tihendatud, aga et see hoiab teda seal paani küljes kinni, ilma et peaks sinna lisa mingisuguseid tükke panema.